Kui tihti selliseid hetki ette tuleb, kus bussijuht ei näe reaalselt inimest bussi külje peal? No ikka tuleb. Neid tuleb päris tihti, et see moment tuleb, kus tulevad, saavad mõlemad tänava peal kokku. See on siis see, et kus nii jalakäijal kui bussil on pöörde pealt roheline tuli. Just, ja. Ja mis te siis teete, kui te teate, et inimene seal lähedal on? Küll mingi tuleb kotsa ette või? Ja, no ikka, ega see nalja ei ole, tule. Mis asja see uus süsteem nüüd teeb täpselt? See on nüüd Mobilize Shield Plus lahendus, mis on mõeldud pimenurkade tuvastamiseks. Suurtel veokitel, bussidel on teadaolevad need pimenurgad, kus võivad jalakäijad olla. Ja süsteem fikseerib nüüd jalakäijaid ja annab juhile märku, mis nüüd omakorda võib ära hoida avarii või õnnestusjuhtumi. Ja see tähendab nüüd seda, et sellele bussile on paigutatud mingisugused vidinad, kaamerad ja andurid ja asjad külge. Jaa, et kui vaadata, bussil on need külgedel 2 kaamerat ja ees kaamera. Need külmised kaamerad fikseerivadki need pimenurka sattunud inimesi ja teeb nii palju hoiatusi, et nendes kohtades on teadaolevad mingisugused ohud. Ja liiklusplaneerimisel võivad inimesed nüüd need ette näha ja korraldada liiklus, kas panna valgusfoorid, piired või siis teha hoopiski jalakäija radat. Et ennetada need õnnetusjuhtumid, mis võivad juhtuda. Pole olnud nii, et mõni inimene matsu saab üle varba sõida? Ei ole, jaa. Ei ole, aga on nii, et on olnud, et paneb käe vastu, eks ole, vastu bussi, eks ole. Seda juhust küll on. Nii lähedale läinud lihtsalt? Jaa. Ja see on nüüd see, et inimene ei taba arvestada selle bussi liikumist rääkida? Ja ongi, et selles, et bussijuht ei näe peeglist, ta vaatab, jälgib peeglit, eks ole, aga buss on juba ennast ära pöörad nii palju ja jalakäija tuleb külje pealt ja ei arvesta, eks ole, et bussijuht ei näe teda, eks ole. Ta on väikene momendikene, aga mida võib-olla bussijuht moment ei taba ära või silm ei jaga, eks ole. Aga kaamera on ja kaamera kohe reageerib ära, et seal on jalakäija. Ja bussijuhid, siin omavahel räägime ja ikka sellised juhused, et keegi jookseb ette või on eest läbi jooksnud või külle pealt kokku jooksnud, eks ole, eriti nende lastega, eks ole, kes peatuses, eks ole, hakkavad turnima, eks ole, kes esimene bussi peale saab, eks ole, see on kõige niisugune riskantsem, eks ole, siis pead nii ettevaatlikult sõitma sinna bussi peatuse, et mõni ei kuku sinna, teine tagant ei lükka, eks ole, et kukub bussi ette. Praegusel hetkel mina seisan sellises kohas, et bussijuht mind peeglist näeb ja mina olen teda ka, aga niipea, kui ta pöörama hakkab, siis ma ilmselt kaon tema vaatevinklist. Nii, ja see on kahtlane koht on siin küll seista ausalt, et tahaks käes ja bussi poole panna. No võt, nüüd kui buss keerab, siis see külg tuleb mulle niimoodi peale, et kui ma siit eemale ei astu, siis mina jään bussi alla ja kui bussijuht kogu aeg pöörame sealt tagasi ei vaata, siis ta ei näe ka seda inimest. Aga sees ma näen, et see väike punane mehik hakkab vilkuma, nii kui siia lähemale minna. Te olete nüüd, kas ma sain õigesti aru, 1 päeva sellega juba sõitnud? Jah, 1 päeva, jah. See ilmselt piiksub ja vilgub igal pool. Piiksub, ja seda küll, et ta piiksub, et võib-olla natukene harjumatu on see asi, eks ole, et see tahab natukene harjumist saada, eks ole, vaatad, et kus see jälle, milles asi, eks ole. Suured linnad, üle maailma suured linnad on seda juba nagu juurutanud. Meie naabritest rääkides on Rootsi, Karlstadis on edukalt testitud 2016-2017 ja me oleme nüüd Baltikumis esimesed, mis saime panna nüüd Tartu bussile seda katsetama. Tartu linna jaoks on see suur samm edasi liiklusohutuse ja liiklusturvalisuse tagamisel. Me üritame siis selle aastase projektiga kaardistada kogu linna ja leida need koondumiskohad ja nende koondumiskohtadega siis hakata täpsemalt tegelema ja analüüsima, miks need ohukohad siis tekivad. Ja siis on võimalik näiteks siis kas paigaldada mõned torupiirded, pügada hekki,
suurtest asjadest veel rajada reguleeritud ülekäigurada ehk fooriga ülekäigurada, tunnel, miks mitte. Meie jaoks tekib selline võimalus saada teada ka nendest kohtadest, mis võib-olla muidu on jäänud tähelepanuta. Hea võib-olla näide Dijoni liinast on see, kuidas seal oli 12 juhust ühe koha peal, kus on aed. Täitsa tavaline aed, seal ei tunda mingit liiklemist. Täitsa tavaline aed, mingisugust liiklemist ei tohiks siin olla, aga ometi on siin neid juhuseid, konfliktpunkte on 12 tükki tulnud 11 kuu jooksul. Ja üks suure tõenäosusega on siis põhjus seesama aias olev mulk, mis ahvatleb inimesi seda shortcuti tegema, ehk siis kasutama seda aiamulku, et lühendada oma teekonda ja siis paratamatult nad satuvad siis ka ohuolukordadesse. Ja selle kaardi peal siis on võimalik kõike seda siis pärast hinnata ja analüüsida. Ja need esimesed sinised täpikesed siin, kus niisugune väikene alarmeeriv lainetus justkui on ümber, et see ongi mingisugune ohtlik koht. Mis me vaatame seal praegu Aadla? Just, et siin on Turu ja Aida ristmik. Turu Aida ristmik. Me saame näha, et signaal on tulnud siis bussi tagumisest vasakust andurist, ehk siis võib eeldada, probleem on olnud selles, et buss on teinud vasakut pööret Aida tänavast Turu tänavale ja jalakäija suure tõenäosusega olnud ikkagi kuidagi sattunud siia poole tee peale ja sattunud siis selle kaamera vaatevälja. See ongi nüüd see klassikaline näide, kus buss teeb pöörde ja jalakäija tuleb sellesse pime nurka, kus bussjuht ei näe teda enam. Just, et need kohad me soovimegi üles leida ja siis nendega siis tegeleda. See suur probleem tänapäeval, kõrvaklapid, nutitelefon, kui ei jälgita, ei veenduta liikluses teisi liiklejaid, nende käitumist, siis on ka õnnetused farmad tulema.